tere, Elerin, tunnen kaasa, aga ka palju õnne sulle. Millised siis nüüd tunded on? Kas tuleb siis see pisar või ei tule? Mul tuli, aga see tuli siis, kui ma nägin oma pere ja sõpru ja see oli rõõmupisar, sest et esiteks see on läbi. See on ühest küljest on kurb, teisest küljest ma olen rõõmus, sest see oli väga pikk ja üsna nagu, ongi väsitav periood ka. Aga samal ajal niivõrd kihvt ja mul ei ole absoluutselt kuskilt otsast sükest tunnet, et mina oleks pidanud võitma või Madis, miks Madis võitis, absoluutselt mitte, mul on väga hea meel. Kõik see minu jaoks on olnud nagu esiteks nii spontaanne asi, et ma üldse ei plaaninud siia tulla, see oli täiesti spontaanne ja kõik need etteasted on kuidagi tulnud nii spontaanselt, et ma lihtsalt olen elanud hetkes ja see tulemus on hästi vapustav minu jaoks, nii et. Aga kuidas on sinu esmaspäev nüüd, mis tuleb juba finaalsaate järgselt, kuidas ta on nüüd teistsugune või läheb sama tralliga edasi? Sama tralliga, mul on 7:30 meik ja siis on filmimine. Üks laulma peab hakkama jälle, jah. Väga põnev, aga kas me sind sooloartistina ka veel näeme äkki varsti juba kuskil? Jaa, kindlasti. 22. detsembril mul on jõulukontsert näiteks Viljandi pärimusmuusika Aidas ja samas homme on ka näiteks Inglite aeg, heategevussaade, kus ma siis laulan. Ehk siis ikka kuskilt on võimalik näha. Aga mis sina oleksid teinud selle võidurahaga, 10 000 eurot ikkagi? No, ma olen ammu mõelnud, et mina oleks kooli läinud välismaale. Aga ütleme niimoodi, et raha ei ole probleem. Küll, kui väga tahta, siis sa saad selle raha kuskilt kokku. Mina usun niimoodi, et kui ma väga tahan kooli minna, siis see ei ole mingi probleem. Okei, ma ei tea, mõnel ikka vist on mõni rahaprobleem ka, aga sul ei ole. Kuidas see õnnestub sul? Ma ei tea, mõttejõuga, ega mul ei ole seda raha. Aga ma ei tea. Oota, aga kooli õppima kuhu ja mida? Muusikat kindlasti. Kooli valimine on veel küsimärk, aga muusikat tahaks minna edasi õppima. Selge, sponsoritel kõrvad kikki, siis nüüd kiirelt metseenid, hallo. Aga väga oluline küsimus, oled valges kleidis, kas sa palun tuleksid mulle naiseks? Sander juba küsis. Ja kas ütlesid talle jah? Jaa, muidugi. Selge, siis rohkem polegi, aitäh sulle.